Tere õhtust! Jah, on õhtu. Väike reportaaž siit Väike-Nõmmküla ja Suur-Nõmmküla piiri pealt. Sastaavast. Selline äge vihmane õhtupoolik oli ja mõtlesin, et tulen sõidan natuke ringi ja viskan pilgu peale sellele. Teeks ma viitsin sinna üles kroonida. Kurat, puu on nii märg, et ma ei viitsi praegu sinna üles minna. Ja ma ei tea, mõtlesin, et kui ma juba siin olen, et ma teen väikse tiiru ka siin Sastaavas. Noh, näete see plats, mis ma siin eelmine sügis, peaaegu aasta tagasi. Vaat siin on need viinameteod. Neid on päris palju siin. Et see plats, mille ma siin puhtaks lükkasin eelmine aasta traktoriga eelmine sügis, siis tegelikult on ühe aastaga see loodus on tagasi võtnud sellega, sest midagi enam eriti aru ei saa. Siin veel teopoiss. Ei teagi, kas ta... No siin on veel. Neid on palju. Siin. Ei tea, kas ta on poiss või on ta tüdruk või ei teagi, kas tigudel äkki nad on mingi, kuidas seda nimetatakse, et ei olegi teist poolt vaja, et ise majandav üksus. See on siis vana Kurilka. Seal taustal paistab see valge sein, see on Peldikali. Mäletaks 4 või 5 kohta on seal. Katust peale enam ei ole midagi. Need siin, mis te näete, need on kõnnide äärekivid. Et kunagi valgeks väärid, et siin näha on mõnes kohtades seda värvi. Ja siin all on siis selle pinnase all on tegelikult betoon. Siin oli mingisugune ringtee nagu plats. Siin oli see riviplats tõenäoliselt, paraatplats. Ja see läheb niimoodi. Ja siis jookseb sinna WC juurde, Peldiku juurde välja see tee. Siin tõenäoliselt oli siis kuidas ma seda nimetan, propaganda sein või? Et see tahvel, infotahvel või mis iganes propagandakiri siin oli, see on ammu juba ära viidud, aga need jalad on veel alles. Siin all on see betoonist selline, ei tea, müür, mille peale ta tehti. Tulevastele põlvedele siis infoks või ütleme ajalugu, et siin on ka ilusti asfalttee, mille me eelmine sügis puhtaks tegime. Siin olid ma päris kindel ei ole, mis äkki olid mingi sööklavärk ja midagi sellist või ma ei teagi. Selles mõttes, et siin on näha sellised kahelplaatidega ruumid on siin olnud. Nüüd siis oleme nii-öelda hoones sees, eks ju. Et siin on näha need keraamilised plaadid. Et võib-olla oli söökla. Et siin köök ja midagi sellist. Et siin on siuke luuk on ju, kust võib-olla seda sööki välja anti. Nii palju sellest siis alles ongi, et seal tagapool on mõned asisemad seinad veel püsti. Aga see jah, päris kindel ei ole, et mis ruum, mis maja see siin oli. Aga midagi sellist, kus peeti vajalikuks keraamiliste plaatidega seinad katta. Liigume vaikselt edasi.
või noh, tegelikult tagasi siis. Siin puude vahel kusagil pinnase all on ka tegelikult kõnniteed betoonist ja ilusti äärekividega. Tagapool ma näitan ühte juppi. Kauplus siis. Et selles kaupluses isegi mina ja vend lapsepõlves, kui me väiksed olime käinud. Et see oli selline paljudes sõjaosades olid sellised kauplused, kuhu ka tsiviilisikuid lubati ostlema tulla. Ja siin oli alati kõike saada. Vot see seal, see oli pumbamaja. Noh, siis sellest võib järeldada, et neil ka kanalisatsioon ja veevärk siin ilusti kõik oli, noh, tahtsin öelda, et toimis, ei tea, vene värk, et kas see toimis või mitte, aga vähemalt olemas oli. Ja see siis ongi see kauplus. Ja see esimene suur ruum siin oli, isegi kauplus treppel alles, metallist ääre. See suur ruum oli kauplusruum. Vend veel mäletab, et mina ei mäleta nii täpselt, kus siin olid saiad, kus oli liha, kus olid piimad. Seal tagapool, ma ei hakka praegu sinna minema, tegelikult natuke korra võib siit minna, hästi märg on. Siin olid siis elamud. Ega nendest ka siin väga midagi alles ei ole, et võib-olla midagi on näha. Seal tagapool olid garaažid. Noh, siit läheb ka, eks ju. Minu arust peaksid minema tee. Et tõenäoliselt olid need sellised puitparakid. Siin on siuke vähe korralikum, et isegi punastest tellistest ehitatud tõenäoliselt vähe hilisemal ajajärgul siis tehtud. Huvitav puu. Seal oli maja, kui näete, seal on vundament näha. Seal oli maja, seal oli isegi seinadel püsti. Katust enam ei ole. Ja see kuskil tagapool on saun. Või noh, oli saun. Basseini küll ei olnud. On nendes raketibaasides olen käinud siin ja seal üle Eesti, et tihti oli nendel, kuna see olid sellised nagu privilegeeritud ajateenijad ja sõjaväelased, siis neil oli igasugust värki sinna tehtud, et tihti oli neil ka bassein olemas. Aga see siin siis oli üks garaažidest. See oli siin kõik suhteliselt lage, et autotee jooksis ju siia ette. Siin on tikus siin nii palju. Ma tahan, et ma ühelegi peale ei astu, neid teisiselt palju siin. Noh, ehituskunst missugune, eks ju. Ei tea, mis mördist see kokku laotud on. Kuskil tegelikult oli näha vana aia posti koos okastraadiga, et nendes raketibaasides olid eraldi tsoonid ja need olid täiesti piiratud, eks ju. Suuremates ka nii-öelda nagu väeosas. Riik riigis, siin. No siit tõenäoliselt jooksis siis see lahingtsooni piir. Noh, siin isegi straati veel näha. Et kõik, mis nüüd siia poole jäi, oli siis juba lahingtsoon ja see hoone ongi kusjuures lahingtsoonis sees. Noh, kurat seda teab, mis ta siin, milleks ta nagu konkreetselt oli. Aga see plats on siin üks stardipositsioonidest. Tegelikult meil ongi mõttekas üle selle platsi minna, sellepärast, et seal on üks selline huvitav kõnnitee, mis siis jooksis sealt paraadväljakult ja olmetsoonist. Olmetsoon on selle asja nimi.
olmetsoonist jooksis juhtimiskeskusesse. See on siin siis jällegi kõnnitee äärekividega, mis tuli siis sealt olmetsoonist ja riviplatsilt või ütleme sealt, kuhu siis suured ülemused sõitsid kohale ja siis tulid mööda seda kõnniteed lahingtsooni ja komandokeskusesse ehk tsentraalposti. Ja kõige suurem siin, kuhu me nüüd läheme, on, nagu ma juba ütlesin, komandokeskus ehk tsentraalpost, kus siis juhiti neid rakette. Selle katusel seisis ka antenni või radarimasin, mis oli vajalik nende rakettide juhtimiseks sihtmärgini. Et see on näha juba selline mägi või küngas. Vot siin on üks postament, millele ma juhin tähelepanu. Need olid peaaegu kõigis Nõukogude baasides. Siis vastavalt, mis baasiga tegemist oli seal ka vastav mälestusmärk või ausammas. Siin konkreetselt oli siis rakett. On baasides olnud lausa lennukid, näiteks Tapa lennuväljal oli lausa lennuk selle postamendi otsa pandud. Kuradi kärbsed. Seal on see sissepääs. Kurat, kui ma siin viimati käisin, see ei olnud üldse nii täiskasvanud, et saage vist siia praegu sisse, ilma et ma ennast märjaks teeks. Ühesõnaga, võib-olla mingi teine kord teen sealt seest ka väikse lõigu. Siin konkreetselt, eks ju, sellest komandokeskusest jooksid raketi stardipositsioonidele kaabliliinid. Ehk siis mitte ei olnud keegi seal konkreetselt raketi juures, seal ei vajutanud nuppu, vaid ikkagi selles samas komandokeskuses olid need seadmed ja juhtimispundid ja sealt see tuld käskanti. Need üles ja alla sõitmise kohad siin on radarile, et siis ta sõitis siia peale. Nagu kõige kõrgem punkt, eks ju. Ja siit siis oli hea juhtida seda raketti või signaale saata. Vot ja kõik need komandokeskused igal pool üle Eesti ja ilmselt ka Nõukogude Liidus ja Venemaal on sarnase ehitusega, et sellised betoonist uksed on ees. Nende uste taga siis tegelikult sinna sisse sõitsid masinad. Ehk siis kogu see aparatuur ei olnud mitte statsionaarne siin või niivõrd kuivõrd, et vabandust. Need masinad sõitsid siia sisse, need ühendati ära kaablite asjadega ja nad olid nagu, kuidas ma ütlen, nagu moodulid siin sellesse raamistikku sisse pandud või siuksed, ma ei tea, puudu olevad pusletükid lükati siia sisse. Masinad siis olid siin sees, on ju, et põhimõtteliselt kui oli vaja midagi, mida iganes vaenlane tungis peale või oli kiiresti vaja evakueerida, siis tegelikult tehti uksed lahti ja kõik need masinad, asjad sõitsid siit välja. Et vaenlasele ei oleks nagu suurt midagi jäänud siia. Sealt jah, kui oleks sealt sisse vaadanud, siis sealt proovime korra, nagu nii põlved juba märjad. Kurat, peab ettevaatlik olema nende tigudega. Ma olen selles mõttes, meeldivad loomad, linnud, loodus, et ega ma ilma asjata või ilma põhjuseta ei tahaks kellelegi halba teha.
et tilgub. Selline punkri lõhna on tunda juba. Vot, siin on näha seda komandokeskuse sisu natukene, et noh, põrandad on üks ära mädanenud. Lagi tilgub läbi. See niiskus isolatsioon ei pea enam. No eks jah, sellest on juba siin 30 aastat möödas ka, kui siin viimati toimetati. Noh, siin näha, et need põrandad on ära võetud. Või ära lagunenud. Noh, siin on näha, et põrand on ära lihtsalt lagunenud, ära mädanenud, aga seal on natuke neid metalluksi veel alles. No, teine kord, kui sealt teisest uksest sisse saab, siis saab sealt seest ka seda näidata, et masina number. Siin on, ma näen praegu Ocean on siin kirjutatud, aga mis on siis 1965 või? Noh, siin jälle ikka maakividest tehtud, et vahepeal vaatad nagu mingi vanalinna värk oleks, aga ei ole päris see. Vot siin hoiti rakette, et nendel laskeseadeldistel oli 4 raketti igal ühel ja kui oleks, ühesõnaga siin olid varuraketid, et kui tulistad ära, siis kohe masin sõidab siia, võtab uued raketid peale ja viib sinna laskepositsioonile ja pannakse raketid peale. Siin samas minu selja taga selle kompleksi katusel on ka 2 sellist ringikujulist müüri, millest siis ühes oli keemialuure mingid seadmed, et jälgite kogu aeg seda ümbruskonda, et mingi keemiarünnakid toimuks. Teises siis oli, pange nüüd tähele, õhutõrje patarei, õhutõrje kuulipilduja. Õhutõrje raketi baasis oli õhutõrje kuulipilduja. Ja tegelikult põhjus on lihtne. Ega sa ju mingit helikopterit ja sellist madalat lendavat, aeglaselt lendavat asja selle raketiga alla ei tulista, et siis oli selle kaitseks oli ka, võib-olla näha natukene, oli selle katusel eraldi õhutõrje raske kuulipilduja. Ja see siin on meeskonna variant. Ehk siis kui oli häire, oletame, et mingi vaenlase pommituslennukid tulid, siis nad jooksid siia meeskonna variandisse varjule. Seal on üks eelas. Seal paistab veel üks küngas. Et seal vist oli päris kindel jala, aga äkki mingi töökoda ja midagi sükest. Kuigi seal on, vist oli ka katuses mingisugune huvitav auk sees, et jällegi mingisugune radarimasin, antennimasin, et oma antenni alati nagu maha ei peaks võtma, et siis jäeti katusesse selline auk sisse. Aga jalad on läbi märjad juba. Mul ei ole päris õiged jalanõud jalas, et ega püksid ka kõige kuivamad ei ole, et ma ei hakka sinna läbi selle märja heina praegu kahlama. Tagapool on veel laskepositsioonide taga on veel eraldi garaažid nendele masinatele, teenindavale tehnikale. Aga ma ei hakka sinna ka praegu minema, et lihtsalt liiga märg on. Ja jalutangi siis tagasi auto juurde. Selline see tänane ringkäik siin oligi, et tuleb välja, et täitsa peaaegu nagu episoodi jagu materjali juba sai siin üles võetud praegu. Mul üldse ei olnud plaanis mingit episoodi siin täna tegema hakata, aga ma mõtlesin, et kuna ma siin olen juba, et siis võib
võib samaaegselt ka selle episoodi kokku panna. Tänaseks siis sellega siin praegu kõik. Tõmbame siin praegu otsad kokku. Lähme auto juurde ja ai. Palun vabandust. Kurat, neid on nii palju siin tigusi. Et tänaseks tõmbame otsad siin kokku ja lähme kodu poole tagasi. Järgmise korrani.